Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid. Tere kõigile, kes te kuulate Tööelu podcasti. Seekordses saates keskendume rohkem meeskondadele ja juhi rollile heade meeskondade loomisel. Teemat on avamas juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa ja mina olen Eve Kallaste. Tere, Kaido! Tere! Motivaator on see koht, läbi mille sina neid koolitusi korraldad. Ütle, kas on viimasel ajal ka mingisugust valdkonda esile kerkinud, mille vastu nagu juhid eriti huvi tunnevad või mis osas nad ise tunnevad seda, et midagi nagu jääb vajaka? Ma arvan, et vajaka juhi poolt vaadatuna tihtilugu jääbki sellest, et nad annavad endast parima, aga nad näevad, et lõppkokkuvõttes meeskond ikkagi ei toimi päris nii, nagu nemad seda ootaksid, mille tulemuseks on ka see, et võib-olla tulemused nii individuaalsel kui meeskondlikul tasandil on nende arvates siis võib-olla ebapiisavad. Ja võib-olla isegi kui numbriliselt on nad piisavalt, siis juht nagu tajub mingisuguseid dünaamikaid meeskonnas, suhetes, kokkulepped ei pea, uuendustele seistakse vastu, teatav selline proaktiivsus, et see on see, mis neid muretsema paneb, sest nad näevad, et seal pinna alla on väga palju ressurssi peidus, mis aitaks veel paremaid tulemusi saavutada. Ühesõnaga, et nad tunnevad, et nad on nagu kõik ära teinud, aga kusagil ikkagi tiksub selline sisemine tunne, et midagi on puudu, aga nad ei oska võib-olla väga täpselt defineerida, et mis see midagi on ja sina siis aitad seda otsida. Võib nii öelda, sest et umbes nüüd juba ju 11 aastat tagasi ka see viis, kuidas minust üldse sai selline ettevõtetega koostöötega koolitaja, et ma tegelikult tegin enesearengu koolitusi oma blogi lugejatele, et ma pidasin sellist enesearengu blogi ja blogilugejad hakkasid küsima mingite kursuste kohta ja siis mingid inimesed sattusid sinna koolitustele ja siis hakati kutsuma motivatsioonikoolitusi tegema. Ja teatavasti, millal ikka tellitakse motivatsioonikoolitusi. Siis kui motivatsiooni nagu väheks hakkab jääma? Juhi poolt vaadatuna. Ja halvemal juhul isegi mõni juht ütles, et ma ise ei tule näiteks, et tee mu meeskond korda, et mul on motivatsiooniga kõik korras. Ja siis mina sellise noore rohelise koolitajana üritasin kõike siis korda teha. Aga tihtilugu hakates töötajatega rääkima koolitustel, kõik ütlesid, et mulle väga meeldib mu töö, ma olen täiega motiveeritud, et võib-olla juht peaks ise natukene peeglisse vaatama ja tegelema sellega, mis meeskonnas tegelikult aset leiab, et kui meeskond paremini toimiks, kui ta natukene võib-olla veaks eest mingit protsesse, et siis ka minu motivatsioon nende ühiste eesmärkide nimel pingutada paraneb. Ja sealt ma tegelikult jõudsingi motivatsioonikoolituste kõrval meeskonnakoolitusteni, et mul hakkas päris siiralt huvi pakkuma, et sa võtad grupi inimesi, kes on kõik justkui sisemiselt motiveeritud, kõik tegelikult soovivad head, nad tahavad tegelikult hästi töötada, nad tahavad tegelikult saavutada, aga nad meeskonnana ei toimi. Ja siis ma jõudsingi sealt selliste grupipsühholoogiani ja erinevate teooriateni ja sealt ka otsapidi tegelikult alles juhtimiseni, et see juhtimine tuli niimoodi väga-väga vaikselt sinna järele. Aga kui sa töötad nii meeskondadega, eks ole, kui juhtide meeskondadega, et mina siin mõtlen, et siis sa tead ju palju selliseid nagu saladusi, et mida meeskonnad tegelikult mõtlevad, aga mida nad ei julge oma juhile öelda ja mida juhid oma töötajate kohta tegelikult mõtlevad, aga mida nad ei saa välja öelda, sest nad nagu kardavad selle tagajärgi või nagu sina ju võid äkki öelda või? Väga palju tean selliseid saladusi ja tihti mulle seda ka koolituse eelsel kohtumisel öeldakse näiteks, juhid küsivad, kuule, et kas on ikka hea, kui ma ise tulen sinna, et äkki nad ei julge rääkida. Ja minu vastus on alati ainult üks, et see on esimene probleem, millega me peame tegelema, et kuidas te teete koostööd, kui sa ise tead ka, et nad sinu juuresolekul ei julge kõiki asju rääkida, et kuidas see võimalik üldse on, et mõtle, kui palju sul jääb infot kätte saamata, sa ei tea nende tegelikke motiive, nende tegelikke käitumiste põhjusi, et see on esimene asi, millega me peame tegelema ja sellega tegelemegi. Seda nimetatakse psühholoogiliseks turvalisuseks, et juht peab olema emotsionaalselt kõige turvalisem isik ruumis. Aga see on nii ja naa, vaata, kui see selle mudeli nagu tõstad ümber natuke nagu peremudeli moodi keskkonna sisse, siis laps ka ju mõtleb, et tema vanem, tema juht on kõige turvalisem inimene, aga ometi kõiki asju ei taheta vanematele rääkida ja mõne asja rääkimise puhul peljatakse tagajärgi ja ta on natuke nagu sarnane, ehkki võib-olla tänapäeva juhtimuskultuuris ei ole enam nii, et juht on nagu lapsevanem või eriti nagu kuri isa või midagi sellist, on ju, aga see tunnetus võib-olla nagu töötajate ja juhtide vahel on ikka nagu veidike sarnane sellele. Mulle väga endale meeldib tuua sedasama analoogiat, nagu sa kasutad, et tegelikult lapsevanem on lapsele
nagu autoriteet ja juht on igal juhul töötajatele autoriteet, kas töötajad seda tahavad tunnistada või mitte, sest et juht saab väga palju mõjutada selle inimese elus toimuvat tegelikult. Ja võib-olla siin on lihtsalt turvalisusel 2 või isegi rohkem mõõtmeid, see mõõde, mis näiteks alati on olemas lapse ja lapsevanema vahel, ongi teatav selline kindlustunne, et mul on kodu olemas, mul on koht olemas, mul on toit laual, aga selle taustal ei pruugi olla seda turvalisust, et ma rääkides midagi, adresseerides midagi, näen ja tunnen, et lapsevanem päriselt püüab mõista, püüab näha minu versiooni versus surub tegelikult oma versiooni peale, hakkab mind õpetama, targutama ja siis kaob see turvalisus ära ja juhtimisega on täpselt samamoodi, et juhtimises on ka 2 tasandit, üks on materiaalne turvalisus, mul on kindel töökoht, niikaua kui ma töölepingu täidan, niikaua minuga on asjad korras, aga sinna kõrvale võib tuua just selle psühholoogilise turvalisuse, et kas ma saan seda inimest usaldada nii palju, et oma sellised sügavamad mured ka välja tuua, mis on ka seotud temaga, mis on seotud meeskonnas toimuvate asjadega ja mis on seotud võib-olla minu endaga ka, et miks ma ei suuda siin pühenduda. No selline päris pikk sissejuhatus oli meil praegu, aga seekordse podcasti põhiideeks oli meil läbi võtta 7 teemat, millele siis keskendudes peaksime veidi paremini aru saama, et kuidas siis juhi roll on, kui on vaja head meeskonda luua. Aga alustuseks, et miks siis nii paljud tublidest inimestest koosnevad meeskonnad tegelikult siiski ei toimi. Et kui sa oled seda sisevaadet teinud ja kui sa oled nendega rääkinud, et missugused need märksõnad on, et mis ütlevad, et ma ei tea, asi ei toimi, asi võiks olla parem. Jaa. See ongi hästi selline tunnetuslik teema ja ma arvan, see sissejuhatus natukene juba avas seda teemat, sest et mul ongi unikaalne positsioon, et ma kohtun meeskondadega, meeskonna- ja motivatsioonikoolitustel, ma näen nende hingeelu, nende muresid ja kohtun juhtidega juhtimiskoolitustel ja juhtmeeskondade koolitusel ja näen neid ka ja julgen öelda, et mõlemad osapooled tegelikult soovivad head ja annavad endast parima. Ainuke, mis puudu on, mis tekitab seda segadust, ongi teatav info ei liigu, mis on seotud selle turvalisusega. Töötajad ei julge mingeid asju öelda ja pole ka kohta loodud, kus mingitest asjadest rääkida ja juhid tunnevad ka, et ma annan endast kõik, aga tegelikult töötajad justkui nende arvates ei pinguta piisavalt ja selle tulemuseks ongi see, et nimetame seda ebafunktsionaalseks meeskonnaks. Ja ma arvan, et olles tõesti seda tööd pikalt teinud, seal on mõningad sellised tüüpolukordi. Üks ongi see, et julgelt võib öelda, et 90% meeskondades töötavatest inimestest on oma tööst huvitatud, nad on justkui sisemiselt motiveeritud, aga nüüd nad ei tunne seda huvi ja vastutust selle meeskonna ühise tulemuse eest. Sest et nende jaoks ei ole see piisavalt võib-olla põnev, see ei ole ära seotud nende isiklike võib-olla saavutustega, isikliku eduelamusega ja kolmandaks see juht, nii-öelda karjajuht, et lõppkokkuvõttes ju meeskonna toetamine tähendab juhi toetamist. Aga kui see juht, ehk siis karjajuht ei ole professionaalses mõttes sümpaatne inimesena, siis mul on teda raske psühholoogiliselt toetada. Isegi hakatakse vastu töötama võib-olla? Halvemal juhul isegi vastu töötama, nii-öelda mõttes jalgade alla taha panema. Ja see ongi üks kindel mõõde, et ei võeta vastutust selle ühise eesmärgi nimel ja ei taheta tegelikult päris ühte ja sama asja. Käiakse küll koosolekutel, tehakse nägu, et loomulikult see on oluline, mis me teeme siin ja strateegia ja eesmärgid, see kõik on oluline, aga sisemiselt ei ole tegelikult ära ostetud. Ja teine on vastutuse puudumine, ehk siis igaüks tunneb vastutust oma isikliku tulemuse eest, sest et see on seotud sissetulekuga, isikliku arenguga, aga kogu vastutus meeskonna tulemuse eest on delegeeritud tegelikult juhile. No see kõlab natuke nagu oleks umbes selline müügiinimeste meeskond näiteks. Jaa, väga hea näide. See on kõige parem näide, ta on kõige puhtakujulisem näide. Jah, et igalühel on oma sissetuleku ja oma tööpanuse vaheline otsene seos, aga kui üldine pott nii palju seda sissetulekut ei mõjuta, siis nagu selle pärast nii väga ei muretseta. Ja selle tulemuseks ongi see, et kõik saavad aru, kõik on targad, nutikad inimesed, kõik tegelikult suhted on head, isiklik töö saab tehtud, aga juht tunneb, et ta on natukene üksi. Ja nüüd siis ongi see küsimus, et mis see nagu puuduv lüli seal on. Ja julgen oma kogemusel öelda, et see ongi juhtimisstiil, et see, kuidas juht tegelikult juhib, kuidas ta suhestub nendesse inimestesse, et kuidas ta tekitab selle nii-öelda meie tunde ja selle soovi tegelikult nagu näha seda asja kõrgemalt. Et see on see võtmeküsimus. No vahepeal siin Eestis ka päris jõuliselt hakati nagu sisse viima sellist ameerikalikku meeskondade
loomise printsiipi ja minu meelest see tundus eestlastele natukene nagu võõras, et võib-olla mõnele sobis, aga enamik eestlasi võib-olla peab seda veidi naeruväärseks või et milline see eestlase jaoks toimiv meeskonna vibe võiks olla? Mul on täna umbes pooleks, et pooled on juhtimiskoolitused, pooled on meeskonnakoolitused ja meeskonnakoolituste alguses ma väga lihtsalt tõestan igale meeskonnale, ka kõige halvemas seisus olevale meeskonnale, kui hea meeskond nad tegelikult on, pannes nad tegema ühte meeskonnaharjutust, mis vajab pingutust, aga mis vajab ülitõhusat omavahelist koostööd, ülitugevat kommunikatsiooni, ülitugevat nagu ühise eesmärgi nimel pingutamist ja nad saavad sellega hakkama. Ja nad tõdevad selle harjutuse lõpuks ja me kasutame seda näidet päeva jooksul. Nad tõdevad, et küsimus ei ole oskustes. Et kui tahe on olemas tegelikult ja kui selle mängu jooksul ka nii-öelda päris juht, kes on päris elus juht võtab ka selle nii-öelda koordinaatori rolli natukene ja veab seda protsessi, siis nad ise tõdevad, vau, et me oleme tegelikult super hea meeskond ja nüüd on küsimus, miks see ei õnnestu meil töö juures. Ja siis ma hakkan vaatama, et mis on need asjad, mis selles mängus näiteks olid olemas ja mis ei ole tavaliselt siis töö juures olemas. Nüüd vahet ei ole tegelikult, kas see on Ameerika meeskond või on see eestlaste meeskond, kui inimesed tunnevad, et see ühine eesmärk neid kõnetab, nad tunnevad ennast turvaliselt, nad tunnevad, et nende inimestega äge on koos seda asja teha, siis sa ei peagi nagu ülemäära hakkama neid nagu ülesse pumpama. Et ei ole vaja neid tühjasid sloganeid. Absoluutselt mitte, absoluutselt. Just. Pigem rohkem sisu ja tähendust. Jaa. Oma töös sa kasutad sellist 5-sammulist metoodikat meeskondade tugevdamisel, et millised need 5 sammu on, et ava natukene seda? Jaa, see oli üks raamat, mille ma avastasin, ma arvan nüüd 7-8 aastat tagasi, Patrick Lencioni poolt kirjutatud, eesti keelde ka tõlgitud 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi. Ja Lencioni on üle 30 aasta sarnast tööd teinud meeskondadega ja ajastal siis tekkis selline mudel ja ta tõdes, kuidas moodi meeskonnad lähevad läbi 5 sammust ja lõpetavad tegelikult sellise, mõtleks nagu kollektiivi tundega. Ja mida tähendab kollektiivi tunne, oma töös ma kasutan seda, sest mõned aastad tagasi ühes ettevõttes oli reaalselt olukord, kus juht oli vahetunud, telliti meeskonnakoolitus, rääkisime seal meeskonnast, ühistest eesmärkidest ja siis ühel hetkel üks naine sekkub ja ütleb, et kuulge, ma ei saa aru, miks te räägite siin meeskonnast kogu aeg. Et riigiasutustes ei ole meeskondi, riigiasutustes on kollektiivid. Ja siis ma nagu tõmbun tagasi, ütlen, kuule, kas see nagu sünonüüm ei ole või? Ta ütleb, et muidugi ei ole, vaadake, meeskonnas on inimestel üks eesmärk, kollektiivis on inimestel üks tööandja. Ja ta ütles seda nii hästi ja nii teravalt ja ma olen ka hakanud seda kasutama natukene, et inimesed käivad tööl, igal ühel on natuke oma huvid, omad vajadused ja kui ei ole selle ühise eesmärgi nimel pingutamist, siis tegelikult nad justkui käituvad kollektiivina. Ja nüüd selle Lencioni mudel viibki siis sellise kollektiivi tundeni ja sa võtad üliintelligentsed, ka sisemiselt motiveeritud inimesed, aga nad lähevad sellest dünaamikast läbi. Ja ta on siis need lahti kirjeldanud ja hästi kiiresti võime siit need läbi käia. Esimene ongi just seda laadi usalduse puudumine, mis kätkeb eneses seda turvalisust ja haavatavust. Ta ütleb, et on 2 liiki usaldust, on professionaalne usaldus, mis on üldjuhul olemas, et ma saan su peale kindel olla tööalaselt, sa oled kompetentne oma rollis. Aga teine on just see, et kas ma sind inimesena usaldan, et kas ma saan päris kindel olla, et mis su tagamõte on nagu, ja miks sa siin oled. Kas sa tahad ikka sama asja, mis meie tahame, kas sa tahad mulle head, kas sa soovid meie meeskonnale head või on sul mingid oma salaplaanid siin ja või oled sa üldse selline inimene, kes lubab, aga sa ei tee asja mingiks tähtajaks ära, väikse asjani välja on ju. Ja kuni seda laadi usaldust ei ole suudetud luua, seda turvalisust, siis paratamatult jõutakse kiiresti järgmisse faasi, mis on konflikti vältimise faas, mis tähendab seda, et meil on päris palju üksteise suhtes võib-olla etteheiteid, me näeme, et mõni ei pinguta, mõni oma käitumisega, mõni oma suhtlemisstiiliga, mõni oma töö tulemustega, ta tegelikult võiks paremini. Aga kuna me teame, et kui ma lähen sellest rääkima heade kavatsustega, ta võtab seda isiklikult, et ta ei usu, et ma tulen seda heade kavatsustega rääkima, siis tekib konflikt. Ja nüüd ma hakkan tagasi ennast hoidma. Ja ma ei julge tegelikult öelda oma muresid välja, ma ei julge tunnistada oma vigu ja puudusi ja arengukohti, sest ma ei tea, mida selle infoga pärast peale hakatakse. Ja see loob sellise keskkonna, kus on siis, ta nimetab seda kunstlikuks harmooniaks, et me teeme näo, et kõik on hästi, kõik toimib, aga me teame, et meil on pinna all päris palju selliseid lahti rääkimata teemasid. Ja nüüd, kui sellises keskkonnas üritatakse midagi saavutada, midagi kokku leppida, tehakse mingisuguseid plaane, strateegiaid, siis inimesed küll nii-öelda vaikselt noogutavad kaasa, aga nad sisimas juba mõtlevad, et aga kuule, see puudutab seda asja ka, aga miks me sellest nagu ei räägi, et kuule, kuidas me seda saame teha, kui see asi tegelikult näiteks tema käitumine või kuule juht, et sa tahad, et me hakkame neid asju tegema, aga kas sa nagu sellega ei arvesta. Et hästi palju on inimestel küsimusi peas, mida ei saa adresseerida, sest see võib tekitada pinge kas üksteisega või juhiga.
ja siis noogutatakse kaasa, aga kõik juba teavad, et me laseme nii vanat moodi edasi. Ja lepitaksegi kokku, juht küsib, et noh, kuidas on, kas sobib? Kõik teevad head nägu, sobib. Ja hakatakse justkui tegema, aga tegelikult ei tehta. Ja nüüd see 4. faas ongi see, et see jääb silma, see jääb juhile silma, see jääb kolleegidele silma, et on mingid indiviidid, kes tegelikult ei tule kaasa, ja kui oleks keskkond turvaline ja ei kardetaks minna konflikti, siis sellest räägitaks. Kas koosolekul või individuaalselt, aga kuna on ka konflikti hirm üleval kogu aeg, siis 4. faas ongi kohustamise puudumine, julgeta kohustada. Kujuneb välja selline asi nagu klatšikultuur. Räägitakse selja taga, tehakse läbi mingite kommentaaride, mingid märkusi, kitutakse juhile, sest et kardetakse, et kui ma otse ütlen, siis niikuinii tekib konflikt. Ja lõpptulemuseks ongi see, et kõik justkui tahavad, saavad ka aru, aga ei ole võimalik ühiste eesmärkide nimel pingutada, sellepärast, et on see konflikti hirm, ei suudeta pühenduda ja ka ei kohustata. Kas sellist tüüpi konfliktid tekivad üldse rohkem isiksuse omaduste pealt? Võivad, aga Nad neid ei saa ju muuta. Seal on jällegi nagu mitmeid vaateid, ega lõppkokkuvõttes, mis asi on isiksuse omadused. Isiksuse omadused on mingis mõttes meie sisse õpitud emotsionaalsed reaktsioonid, et mõni ütleb, et ma olen maru kinnine, mis tähendab seda, et tema võib-olla mingites olukordades tunneb rohkem häbi, tunneb võib-olla mingit sellist nagu ebamugavust, et ei räägi. Teine, kes ütleb, ma olen väga ekstravertne, tema võib-olla tunneb mingit laadi nagu elevust ja vajadust ja motivatsiooni, ehk siis mingi piirini me saame ennast ikka muuta, aga me ei teadvusta sageli neid oma isiksuse omadusi. Aga ma usun, et kasu on juba sellest ka, et kui võib-olla inimesed teadvustavad enda ja teiste isiksuse omadusi, mitte ainult ei teadvusta, vaid ka nagu aksepteerivad või püüavad nendega arvestada teatud ühiste tööprotsesside käigus. Et vaat see inimene on meil selline plähmerdis, et temale me vaata seda tüüpi ülesandeid ei anna, aga on mingid asjad, millega ta jällegi suurepäraselt hakkama saab. Et võib-olla nagu äkki toimib paremini, kui need igaühe plussid rohkem nagu rakendusse panna ja need miinused kuidagi proovida nendega niimoodi hakkama saada, et see võib-olla inimest väga ei riivaks, aga ühtlasi ka töö tulemusi eriti ei halvendaks. Aga siin Lencioni toobki juhi rolli sisse. Ta ütleb, et see on hästi loomulik protsess, see tehakse läbi meeskonnas, see tehakse läbi spordivõistkonnas, ka perekonnas ja nüüd see karjajuht nii-öelda, kodus võib olla pereisa või pereema, sõpruskonnas mõni selline liidritüüpi inimene, aga meeskonnas kahtlemata juht, kes peaks vaatama, kuidas meil nende asjadega on ja täpselt nagu sa ütled, kokku leppima ja tegelikult hoidma ka inimesi nende kokkulepete eest vastutavana. Et oma koolitustel me tegelikult kasutamegi seda sama mudelit ja valideerime need sammud läbi ja iga sammu juures on konkreetsed instrumendid, millega me saame siis valideerida ja minu sõnum on ka see, et eesmärk ei ole kedagi hinnata, vaid eesmärk vaadata, kuidas teil nende asjadega on ja proovida neid asju tegelikult et sul on ennetada. Mingisugused oskused või omadused ja me ei hakka selle pärast ütlema, et sa oled hea või halb, vaid me ütleme, et sul on need omadused ja kasutame neid parimal viisil ära. Jaa, aga vaata, siin on väga oluline asi see, et ühegi juhi ülesanne ei ole arvatavasti ühtegi inimest muuta. Ka isiksusena ei saagi muuta. Ei no muidugi sa ei saa, aga sa võid inimesele anda väikese tõuke, et ta ise mingeid asju rohkem endas. Juhi ülesanne on hoida inimesi teatud käitumiste eest vastutavana. Mis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes... Et me ei anna ka andeks lõputult seda, kui keegi oma mingisuguseid erilisi omadusi muudkui toob vabanduseks. Jaa, täpselt. Ehk siis ta ütlebki, et ühel hetkel see haavatavuse probleem läheb üle kompetentsi probleemiks. Et asi ei ole selles, et me kogu aeg ebaõnnestume, ei saa hakkama ja siis räägime sellest ja tunnistame ja tõdeme, et okei, sellel inimesel ei ole neid isiksuse omadusi võib-olla, vaid me ütleme ühel hetkel, okei, siin on meil kompetentsi probleem, meil on võib-olla valed inimesed vales kohas. Aga tulles tagasi selle vastutavana hoidmise juurde, et see on tihtilugu puudub lüli. Et kui sul on meeskonnas inimene, kes tegelikult ei saa oma tööga hakkama, siis sageli on probleem selles, et keegi ei hoia teda selle eest vastutavana. Sõnum on see, et sa ei pea muutuma teistsuguseks inimeseks, aga kui sa valid meie meeskonnas töötada, siin me oleme kokku leppinud asjad niimoodi ja siin me hoiame üksteist ka selliste käitumiste eest vastutavana. Et see on tihtilugu see puuduv osa. Sest et jah, et vaat see uus põlvkond on väga põnev minu meelest töötegijana, aga vist on üks oht nendega see, et nad võib-olla veidi vähem võtavad tõsiselt seda vastutust kui see eelmine põlvkond. Aga see selleks, me räägime pärast erinevatest põlvkondadest ka, aga esialgu ma tahan teada, et oled rääkinud oma töös meeskondadega 3 I-st, et mis need 3 I täpsemalt on? Jaa, need on siis nende aastate jooksul
erinevad sellised tüpaažid või isegi arhetüübid, ma julgeks öelda. Et on 3 tüüpi meeskondi, kellega ma koolitustel siis kohtun. Esimene I on siis sellised, kes selgelt oma käitumises on näha, et prevaleerub selline isik on tähtis, ehk siis egod. Kõige parem tunnus koolituse eelselt kohtumiselt kuskilt näiteks personalijuht vastab küsimusele, kui ma küsin, et mis teie probleem on, miks te koolitust otsite, ja ta ütleb ainult sellise repliigi, et kuulge, et meil töötavad seal ju isiksused. Kõik saavad aru, mis probleem tegelikult ma käisin loomaarsti juures, vaata milline paralleel. Ma käisin loomaarsti juures ja enne kui mu kass kaasa võeti, siis kirjutas arst paberitesse selle kassi kohta iseloomuga. Aha, no, umbes jah. Ja need ongi sõltuvalt siis, mis valdkonnas organisatsioon on, siis tegelikult need egod või isikud ja nende vahelised põrkumised võivad olla väga-väga suured. Sageli näiteks, mõned näited, ma olen nagu ära tegelikult liigitanud 3 gruppi: haridusasutused, meditsiiniasutused ja õigusasutused, kus on... Kas nüüd võib arvata, et millises asutuses on kõige rohkem isiksusi? Seal on see probleem, mulle tundub sellepärast, et seal on hästi kõrge spetsialiteediga inimesed. Et kui sa oled väga-väga hea pedagoog, sul on super hea õppeedukus ja mul on direktorid on öelnud näiteks koolitusteele, sul võib üliäge pedagoog olla. Õppeedukus lastel super hea, lapsevanemad üliõnnelikud selle õpetajaga, aga õpetajate toas teiste inimestega kogu aeg konfliktid. Ja sa üritad temaga rääkida sellest. Ja ta ütleb, et ma ei tulnud siia sõpru otsima, ma tulin õpetama. Ja nüüd tänu sellele, et aga meeskonna liige on, ta tegelikult mõjutab seda meeskonna üldist dünaamikat ja käekäiku. Täpselt sama haiglates. Sul võib olla üligeniaalne arst, kirurg, kes saab oma tööga super hästi hakkama, kõik kardavad teda. Õed kardavad, teised arstid kardavad ja sa pead juhina nüüd kuidagi moodile tegelikult integreerima sellesse meeskonda. Aga neid näiteid on veel. Ja nüüd see esimene I ongi siis sellised meeskonnad, kus sa kohtud ja näed, et suur osa aurust läheb tegelikult nende egode peale. Kes on tähtsam, kes on targem, kelle sõna jääb viimaseks, sellist laadi siis võimuvõitlus. Siis teine I on sellised meeskonnad, need on kõige rohkem, kus esiplaanil on nüüd isiklikud eesmärgid, individuaalsed saavutused. Ehk siis üldiselt saadakse hästi läbi, tehakse ära ka see ühine tulemus, aga tegelikult igaüks teab, et me ikkagi vaikselt natuke konkurendid ka oleme. Selle tekki natuke ikka enda poole, me ei tee seda nägu. Ja me inimestel saame hästi läbi ja tuleme koolitusele ka, kõik on fun, aga tegelikult mingine sisemine konkurents väike on. Ja 3. on siis sellised meeskonnad, kus on selgelt näha, et see isetu eesmärk on võetud päriselt omaks. See ei tähenda seda, et aeg-ajalt ei oleks sisemisi mingisuguseid rivaalitsemisi, aga kõik on läbi sellise turvalise dialoogi ja on päris usaldus. Ja nüüd see sama turvalisus, millest me algul rääkisime, siis see on nende meeskondade tunnus. Julgetakse vastanduda, julgetakse minna elutervesse konflikti, julgetakse nõuda, sest et usaldatakse, et me ei tee seda sellepärast, et üksteisele jalga taha panna või ära teha, vaid me tegelikult teeme seda sellepärast, et koos see isetu või see ühine eesmärk saavutada. Ja kõige erilisem tunnus seal ongi teatud ohverdused. Et sa näed, et inimesed tegelikult teevad mingeid isiklikke ohverdusi, kas oma ressursside, aja, isegi oma isiklike saavutuste nimel selleks, et see ühine asi ära teha. See viimane I, millest sa nüüd rääkisid, et oled sa tähele pannud ka, et mis nagu veel iseloomustab sellist tiimi, et kas nad tegutsevad teatud valdkonnas, kas neil on teatud tüüpi juhid, et ma ei ütle, et neid eelmisi I-sid ei oleks tarvis, kindlasti teatud valdkondades need omadused, mis nendel inimestel on, tulevad neile professionaalses mõttes kasuks. Aga see igapäevane tööl olemise tunne on nende viimaste I-de seltskonnas ilmselt parem. Ehk siis räägi natukene lähemalt, et mis tüüpi meeskonnad need veel on? Seal ei ole isegi võib-olla niivõrd konkreetsetes meeskondades, vaid üldises organisatsiooni kultuuris. Need samad esimese I-isikud, ega nad ei naudi seda pidevat kraaklemist, pidevalt võistlemist, igaüks nagu väsib ju sellest. Aga kui teised neid natuke kummardaksid rohkem, kas nad oleks siis rahulikumad või? Aga teised ei saa kummardada, sest teised tunnevad, teised on ka I-d. Et me tulime siia tegema ühist asja ja siin on keegi tegelikult, kes üritab ennast tõsta kõrgemale sellest ühisest asjast ja sealt tekib see sisemine rivaalitsemine. 3. I ei tähenda seda, et seal mingid pehmud ja mökud on, vaid see tähendab seda, et kultuur on selline, et me oleme siin selle ühise asja pärast. Et kõik tunnustavad üksteise professionaalsust. Ja tunnustavad rohkem näiteks üksteist ja rõhutavad vähem iseenda saavutusi, kuigi need on olemas. Aga see usaldus on siin selles tasemes nii kõrgele tõusnud, et meil ei ole vaja kogu aeg nagu seda validatsiooni saada nagu väljast poolt ja üksteisele. Need on natuke nagu head õed vennad, kes omavahel hästi läbi saavad.
Jaa, aga võib-olla õdede-vendade puhul on lihtsalt puuduv osa just nimelt see ühine eesmärk, et seal võib-olla ühiseks eesmärgiks on lihtsalt kodurahu. No ja natuke aga see ka ongi. Vaata, et kui tuleb mingisugune väline mingi rünnak, siis õed-vennad väga seisavad üksteise eest, kaitsevad üksteist, eks ole, kaitsevad üksteist vanemate eest, suuremate laste eest, väljaspool kodu, on ju. Isegi kui omavahel käib ka mingi väike võistlus. Jah, seda metafoori kasutataksegi, öeldaksegi, et kas me peame nagu perekond olema, kõik läheb liiga nagu ninnu ja ännuks, siis öeldakse, et ei, et asi ei ole perekonnas, vaid pigem on õed-vennad. Ehk siis ongi selline, nagu Simon Sinek ise ütleb, et deep love. Et me tegelikult kaitseme üksteist, aga samal ajal me oleme ka valmis konflikti minema, mõnikord solvume üksteise peale, aga see armastus on all olemas. Ja, et sa julged ka öelda ja solvuda, sest sa tead, et see baasturvalisus sellest ei kõigu, eks ole. Ja, täpselt. See on tegelikult hästi oluline asi, sest et siis sa ju, kui sul see turvalisuse tunne on olemas selles kollektiivis, et siis sa julged ka rohkem katsetada ja eksida ja läbi selle jõuda võib-olla uudsemate ja paremate lahendusteni. Kogu mõte ongi selles, et õpitakse kiiremini, ennetatakse vigu kiiremini ja kogu see 5-sammuline lentsiooni mudel, see tegelikult aitabki läbi minna sellest 3 tasandist, kus ei ole usaldust, ehk siis tema esimene punkt, see ongi esimene I. Et on sisemine rivaalitsemine ja läbi nende 5 sammu on võimalik jõuda selle 3. I juurde, kus on tegelikult see usaldus ja koostöö. Me nii palju tõmbame siin paralleele perekonnaga, et oled sa tähele pannud, et kas juhtide puhul, kuna järgmine teema on see, et kas ja kui suur roll üldse on juhil meeskondade tõhusal toimimisel, et kas juhtide puhul on selline paralleel ka, et kes on nagu õnnestunud lapsevanem, et see on ka hea juht või? Oled sa kunagi mõelnud selle peale? Ei, selle peale ma otseselt ei ole mõelnud niipidi, et huvitav, kas need omadused, mis on heal juhil, on lapsevanemal ka, ma arvan, et pigem jah. Sellepärast, et öeldakse, et kõige parem juht on eneseteadlik juht ja eneseteadlikkus tähendab seda, et ta suudab ise ennast kõrvalt vaadata ja kuna ta näeb, kuidas moodi tema nii-öelda sisemaailm toimib, siis tal on lihtsam mõista ka tegelikult oma töötajaid, et kuidas nende sisemaailm toimib, mis siis avaldub läbi käitumiste välismaailma. Aga lapsevanema rollis on ju samamoodi, et kui sa oled ise endaga heas kontaktis, siis sa näed läbi oma seisukohad, mis on võib-olla lapse jaoks iganenud, sa ei suru neid peale, sa näed läbi oma reaktsioonid, mis võib-olla tekitavad lapses vastureaktsioone, nii et absoluutselt olen nõus sellega. Mul tuli see võrdlus ühe isikliku kogemuse põhjalt, et kunagi, kui minu mees oli suure tiimi juht, siis meil oli üks selline, temal oli mingisugune suvepäevad või midagi sellist, üks teine inimene küsis ta käest, et kuidas see nii on, et sina oma tiimiga nii hästi hakkama saad. Ja siis ta vastas, et aga miks ma ei peaks saama, mul on kodus naine, 3 tütart, koduloomad. Ma pean lihtsalt oskama. Jaa. Aga kas sa oled nõus, praegu huvitav teema, kas sa oled nõus sellega, et sellised, paneme need jutumärkidesse natuke sellised mökud, et võib-olla pehmed natukene sellised ja võib-olla selline mökujuht, kes nagu on oma valdkonnas küll ülikõva ekspert, tal on see valdkonna eksperdi autoriteet olemas, aga kõik teavad, et tal ei ole seda powerit, ta ei ole see kehtestaja, ta ei ole see, kes niimoodi käivitab massi ja käivitab gruppe, siis selline inimene võib olla tegelikult ka kodus võib-olla eriti võib-olla meesterahvana, et on mõned sellised ju perekonnad, kus on näha, et lapsed on üle käte läinud, piire ei ole, keegi kedagi ei kuula ja siis ma arvan küll, et sealt võib tegelikult selliseid paralleele tuua ja need on need isiksuse omadused, mis sa ennem sisse tõid ja kui inimene ei ole endaga heas kontaktis, ta ei suuda ennast teadvustada, siis ma arvan, et nii nagu ta laseb veitsa kreeni oma meeskonna töö juures, ta võib tegelikult lasta kreeni ka nii-öelda meeskonna kodus. Eks see sõltub, ma arvan, ka paljudest asjadest, et sa võid olla pehme siis, kui sul on vastutustundlikud ja teadlikud inimesed ümber, kes ise vastutavad enda tööalade eest, et siis sa ei pea nagu seda kõva käega juhti neile ju mängima. Et see sõltub väga palju ka tiimist. Et sa võid olla peaaegu horisontaalne oma meeskonnaga, kui sul on selline meeskond, kus on 3. I inimesed näiteks. Jah. Mul tuli see näide lihtsalt ühelt täitsa isiklikust plaanist praegu ühe perekonna tuttava baasil, kus see on nagu, siin ei saa võib-olla nii selgelt nagu sugusid tuua, aga seal lihtsalt on see dünaamika see, et naine on nii hädas väikeste lastega, kes natuke on nii-öelda tänu sellele, et ei ole piire pandud, nad on veitsa nagu probleemseks muutunud ja ta nii ootab selle mehe sekkumist. Aga kuna mees ütleb, et aga ma ei tea, mida teha, sest mul enda lisa ei olnud, ma ei tea, kuidas see käib. Ja ta tegelikult lihtsalt vaatab pealt ja naine on nii läbi põlenud ja ma tean, et tal on töö juures tegelikult probleemid.
ja täpselt sarnased probleemid, kus ta ei oska ennast kehtestada. No see võib olla lihtsalt see, et inimesel on keeruline otsuseid vastu võtta. Ja ennast kehtestada. Ja see ongi võib-olla osa isiksuse omadustest võib-olla. Aga jah, no võt, ma isegi mõtlen, et see sinu valdkond, see meeskondade ja juhtide koolitamine, et vaata on siuke asi nagu pereteraapia, et sul on selline meeskonnateraapia või tiimiteraapia või siis nagu tööteraapia või midagi sellist, et varem või hiljem tegelikult ju jõutakse enam-vähem samade probleemide juurde, et kas üks ütleb teise kohta või oma juhi kohta, et aga ta ju ei kuula mind, aga ta ju ei aktsepteeri mind, aga ta ju ei arvesta minu mõtetega või aga meil kollektiivis ei peeta üksteisest lugu või täpselt samad teemad ju kerkivad üles, ma ei tea, paari suhtes, perekonnas, ma ei tea, klassis, koolis, et ükskõik missuguses koosluses, kus on koos, ütleme, rohkem kui 2 inimest. Ja. Väga tavalised küsimused, või väited, mida ma kuulen, et nii, ja siis ma olen küsinud, et kas sa seda oled näiteks teinud, kas oled temaga saanud üks-ühele kokku ja väljendanud talle nagu haavatavalt oma muret, et kuule, mul on päriselt mure sinu pärast, kas oled talle öelnud seda, et sina tunned tema suhtes niimoodi? Ta ütleb, et ei, no meil ei ole sellised, meil on meeskonna koosolekud. Ja siis ma küsin, aga kuidas ta üldse teada võib, et sa tegelikult niimoodi tunned, et äkki tema mõtleb, et kõik on okei. Äkki ta ei tea üldse, et tema käitumine sinust nii palju frustratsiooni tekitab. Ehk siis sealt tulebki selline 21. sajandi juhtimine sisse, et kui sa ei ole oma töötajatele lähedal, kui sul ei ole seda kontakti, sa ei saagi neid juhtida. Sest kui sa lihtsalt korra nädalas nendega kohtud, räägite mingeid tööasju ja sa oled kogu aeg mures kellegagi, aga sa tegelikult ei räägi temaga nendest asjadest ja sul ei ole selleks õigeid võtteid, siis sa põledki lõpuks läbi. Kuule, mis asi on tiimiraamat, et sa kasutad nagu seda ka, et mida see endast kujutab? Tiimiraamat on siis just nimelt instrument selleks, et seda laadi kokkuleppeid meeskonnas teha, mis nagu iseenesest tavaliselt justkui ei teki. Sest inimesed ju tulevad erineva taustsüsteemiga, erinevatest organisatsioonidest, erinevad isiksused, erinevad ka nii-öelda need lastekodud, kuidas nii-öelda grupis käitutakse, kuidas peres on käitutud. Ja siis, kui sa juhina loodad, et kõik on täiskasvanud inimesed, küll kõik saavad aru, kuidas käituda, kuidas me üksteisega suhtleme, kuidas me räägime, kuidas me koosolekul käitume, siis see võib olla väga lühinägelik, sest et inimestel on täiesti erinevad väärtused. Ja nüüd, kui sa juhina ei hakka seda osa eest vedama ja ei tee neid kokkuleppeid ja ei hakka ka tiimi hoidma vastutavana nende kokkulepete eest, siis ühel hetkel sa näed, et see on totaalne kaos. Ja see hakkab kanduma üle inimeste omavahelistesse suhetesse. Kõige lihtsamad näited. Koosolek on meil on pool tundi ja näiteks paar tüüpi lihtsalt kasutavad selle pool tundi ära meilide vastamiseks, sest arvutid on lahti, teevad nagu üle kuvari vahepeal sellist nagu pilku, et ei, ma olen kohal ja tegelikult see teisi häirib, sest tekitab infolünkasid, inimesed tunnevad, et kõik ei ole päris 100% kohal, aga juht midagi ei ütle. Nüüd, kui sa lähed otse ütlema kolleegile, tekitab pinge, sest ütleb, et kes sa oled, nagu, et sa mulle ütlema tuleb, mul on vaja tööd teha. Ja juht nüüd võib-olla tänu oma selle nõrkusele jätab selle ütlemata ja ühel hetkel siis hakataksegi sellest tagasi välja rääkima ja teised vaatavad, no ma teen ka siis lahti. Ja ühel hetkel on sul 12 inimest, kes kõik teevad tööd ja sina juhina siis pead vedama seda koosolekut. Ja siis sa tuled koolitusele ja sa tuled mulle kurtma näiteks seda või teisele koolitajale, et vaata, mul on sellised inimesed, isegi koosolekutel ei pane nagu arvutid kinni, et kui koolitus tuleb, ütle sina siis neile ikka, et arvutid on kinni. Ja ma küsin, kas sa ise oled neile seda otse öelnud, kui see sind häirib? No ei ole, eks inimestel on siin kiire ka ja ma ütlen, aga äkki ütled neile? Jaa, aga äkki neil ongi liiga palju tööd, äkki see on töötajate viis märku anda, et neil on liiga palju tööd. See on teine dimensioon võib-olla ka, jah. Et see on võib-olla selline vastastikune ja juht ei julge midagi öelda, sest ta mõtleb, et ma tean küll, et neil on liiga palju tööd, et ma saan aru ju tegelikult. No, see on teine teema, absoluutselt. Ja nüüd tiimiraamat ongi siis see juhi instrument, et seda laadi kokkuleppeid teha. Sest üldjuhul tehakse kõik võimalikke kokkuleppeid tööprotsessidega seotud. Nii, nüüd klientide juures teeme asju nii, nüüd hakkame selles programmis asju tegema nii, nüüd nii siin tähtajad muutuvad. Aga see, kuidas me käitume üksteisega, see jääb tihtilugu tegelikult välja poole. Ja seal on siis teatav metoodika, mis aitabki sul need kokkulepped teha, tüüpiliselt me võtame siis 3 kokkulepet 3 kuuks ja püüame need 3 käitumuslikku kokkulepet muuta kultuuri osaks. Et 3 kuu jooksul ära valideerida, et kas see loob meie tiimile väärtust või ei loo ja tüüpiliselt 3 kuuga tegelikult on väga selgelt näha, et selle näitega jätkates inimesed tulevad, nad on harjunud, et koosolek on koos olemiseks, koosolekul on meil arvutid kinni ja me kõik austame seda. Sa tõid alguses sellise huvitava nüansi sisse, et kui inimesed moodustavad mingisuguse uue meeskonna, siis kõigil on erinevad taustsüsteemid ja nad tulevad nagu erinevate väärtustega kohtadest, eks ole.
see on suur vedamine minu meelest, kui sarnaste väärtushinnangutega inimesed saavad ühte tiimi kokku, et ei ole nii, et oletame, et see sama koosolek, mida sa kirjeldasid, et seal on näiteks 2 tüüpi, kes kõikide kallal nokivad ja teisi naeruvääristavad, et seal on keegi, kes iga asja peale solvub, et seal on keegi, kes on kõigele vastu, eks ole, et ja need on ka sellised omadused, ma ei tea, kas see tiimiraamat aitaks, et need inimesed nagu teadvustaksid, et neil on sellised käitumismustrid ja et nad oskaksid seda kuidagi kõrvale jätta või vähemalt, ütleme, oma töökollektiivis sellest loobuda. Et kusjuures ma mõtlesin natuke enda töökollektiivi peale, et meil vist on küll nii, et on sarnased nagu väärtushinnangud selles mõttes, et me ei ütle kunagi üksteisele solvavalt või ei halvusta või ei pane kuidagi paika või niimoodi. Ja see on vist üks suur töörõõmu tekitaja minu jaoks, on ju. Aga ma kujutan ette, et kui nii ei oleks, et mida siis teha, et kuidas seda ühtset tekitada? Siin ongi 2 poolt. Üks ongi üldised väärtused, mis on ettevõttes siis sõnastatud ja kas need väärtused on lihtsalt plakat seina peal või need on päriselt tööriist alates värbamisest kuni vallandamiseni. Ehk siis põhiväärtuste eesmärk on ju leida sarnaste väärtustega. Et kui juht juba mõtleb, see on niisugune Nokia tüüp, võtame parem ühe teise. No piltlikult öeldes jah, et tegelikult ju värbamisprotsessis seal on erinevad sammud, üheks eesmärgiks ongi ju valideerida ära ka väärtused, mitte ainult oskused. Ja see tagab juba selle, et jõuavadki organisatsiooni sarnaste põhiväärtustega inimesed. Nüüd, kui on ikkagi nii-öelda sõelast läbi läinud keegi, kes ilmneb alles siis näiteks seal koosolekul, võtame teie näitel, teil on harjutud, et me oleme turvaliselt, me ei noki üksteise kallal, me ütleme asju turvaliselt ja ei ütle läbi sarkasmi, ei tee haiget ühesõnaga üksteisele, sest me hoolime üksteisest ja me usume, et see loob hea pinnase koostööks. Ja nüüd keegi tuleb, kes on sellest sõelast läbi pääsen, kes on ülikõva oma võib-olla valdkonnas, aga hakkab seal siis tegema mingeid asju, mis kõigepealt tuleb teile šokina, külma dušina, et vau, meil ei ole varem nii tehtud. Ja nüüd on küsimus, kes ja kui kiiresti talle seda adresseerib. Sest võib-olla tema tuleb sellisest organisatsioonist, kus see oli norm, koosolek oligi see koht, kus ennast näidata, kus tegelikult viia kohale mingid sõnumid läbi lillede. Ja nüüd siit tuleb juhi roll sisse. Kui juht seda näeb, siis võib-olla ei ole mõtet esimesel korral hakata selle avalikult seda kohe ütlema, aga see on koht, kus kohas tegelikult anda talle kiiresti tagasisidet, et kuule, et me oleme harjunud siin nagu neid asju tegema niimoodi, et kas sa palun neid asju jälgiksid. Ja tõenäoliselt ütleb, et okei, ja nüüd kui ta järgmine kord teeb seda ikkagi, siis kindlasti see on koht, mida adresseerida kogu grupi ees, sest grupp peab nägema, et juht kaitseb kultuuri, ta peab nägema seda. Seda viimast osa rääkides isegi su hääl ja olek muutusid, nagu sa juba teeksid kellelegi selgeks, et niimoodi käitumine ei ole okei. Ma kahjuks pean seda tegema isegi koolitustel, sest et koolituse vältel mina olen päevajuht ja mina vastutan selle eest, mis toimub seal koolitusruumis, kuidas inimesed üksteisega suhtlevad, mida nad lubavad, mida nad ei luba, sest mina pean tagama selle, et see koolitus oleks viljakas ja selle juurde kuulub ka... Sa pead haldama kogu seda kampa. Absoluutselt. Ja mõnikord teen seda täielikult ka selle pärast, kui ma näen, et juhil tegelikult puudub või on nõrk see külg ja oleme rääkinud temaga ja ta ei tea, kuidas seda teha, siis ma olen täiesti teinud nii-öelda näidanud talle ette, et kuidas moodi ka heas mõttes inimesi nagu paika panna. Kuulama panna või viia nendele kohale sõnum, et selline käitumine siin grupis ei ole okei. No aga kui mõni on selline õudne alfa ja tahaks ise kogu seda värki juhtida, et räägime natukene nüüd alfadest meeskonnas ja mis rolli nad seal nagu tahavad enda arust võtta ja kuidas nendega tegeleda? Alfa on siis see isik, kelle käes on tegelik võim. Ideaalis peaks olema võim ametliku juhi käes ju, sest looduses alfa on karja kõige tugevam isend, mis tähendab seda, et tema seisab karja heaolu eest, kõik, kes üritavad talle vastu astuda, murrab ta maha. Ja seal on see tasakaal paigas, sellepärast, et ta seisab karja heaolu eest. Alfad meeskonnas tüüpiliselt on isikud, kelle käes on sotsiaalne võim, aga nemad ei seisa mitte grupi tulemuse eest, vaid iseenda isikliku heaolu ja mugavuse eest. Ja nüüd alfad tüüpiliselt tekivadki siis olukorras, kus on mingid väärtuskonfliktid ja juht üritab küll mingeid asju kokku leppida, äkki isegi viib selle tiimi raamatu ellu näiteks, aga ta ei julge tegelikult nendest asjadest rääkida, selle eelneva näite juurde tulles. Tuleb inimene, kes tegelikult hakkab lõhkuma meeskonna vaimu ja juht tunneb, et ma ei julge talle öelda seda sellepärast, et võib-olla ma ei tea, ta solvub või läheb üldse ära ja nüüd ta tegelikult seab ohtu kogu meeskonna toimimise. Siis see isik on nüüd alfa, sest ülejäänud grupp näeb, et tegelik sotsiaalne võim on tema käest, tema dikteerib käitumise nüüd. Kas ülejäänud tiim siis kuidagi võtab sellise hoiaku, et nad püüavad alfale meeldida isegi siis, kui see alfa neile endile tegelikult ei meeldi? Täpselt nii ongi. Et nad ideaalis joonduksid juhiga, sest nad tahaksid tegelikult, et meil on ametlik liider, me usume temasse ja me tahame tegelikult temaga koostööd teha. Kui võim
läheb üles alfa kätte, siis alateadlikult me alati järgime tegelikku liidrit. Ja me võime teda küll siunata enda mõtetes ja temast taga rääkida, aga kuna alfale keegi otse vastu ei hakka, siis iga kord, kui koos ollakse, siis naerdakse kaasa, tehakse asju nii, nagu alfa ees teeb, isegi kui ratsionaalselt saadakse aru, et see ei ole praegu tegelikult päris õige. Ja isegi kui alfal on teised väärtused, ütleme, kui tiimi inimesel. Ja. Päris hull olukord muidugi, mida teha? Siin tulebki juhi roll ja siin tuleb ka see Lencioni 5-sammuline mudel sisse. Et mina ise oma töös nimetan seda 3 kultuuriks, et on punane kultuur on see, kus siis on selgelt näha, et kokkuleppeid rikutakse alfa eest vedamisel ja keegi mitte midagi ei ütle. Inimesed ise ei saa öelda sellepärast, et ma pean nende alfadega edasi töötama, ma ei taha siin mingit konflikti tekitada. Juht ka ei ütle, sest juht kas ise tunneb, et ta on liiga nõrk selleks, tal ei ole neid isiksuse omadusi, või ta vaatab, et alfal jälle isiklikud mingid tööalased tulemused on nii head, ja see on punane kultuur. Hall kultuur on see, kui juht nii-öelda ärkab üles ja saab aru, et okei, tegelikult see käitumine ohustab seda meeskonda. Ja ta hakkab selle alfaga rääkima algul privaatselt paar korda, aga ta peab näitama ülejäänud grupile, et ta seisab tegelikult mitte ainult isiklike tulemuste, vaid grupi käitumise eest ka. Ja nüüd ajas, kui meeskond liigub vaikselt tagasi ja tegeliku liidri selja taha, siis nad hakkavad vaikselt ise asju ütlema, sest nad teavad, et nüüd juht tegelikult toetab neid. Ja ühel hetkel jõutaksegi punkti, kus ei ole vaja taga rääkida, vaid nendest asjadest suudetakse rääkida ka oma vahel otse ja omadega. Ja. Töökultuur on praegu selline, et sellist ühtset tiimi tunnetust vist luua on päris keeruline, sest et erinevad põlvkonnad on koos, et kui erinevate põlvkondade töötajatel on meeskondadele erinevad ootused, et mismoodi siis nagu juht võiks või peaks käituma? Ma ütleks, et erinevatele põlvkondadele on eraldi teema veel kaugtöö täna, mis muudab selle veel keerulisemaks, sest et inimesed ei ole sul juures, sa ei saa nendega suhelda ja neid asju kokku pannes tulebki sisse siis selline, ütleme siis, inimestega heas kontaktis olev juhtimine. Ehk siis vahet pole, kas sul on need babybuumerid, ehk siis tänased võib-olla 55 aastates inimesed on nad X-põlvkond või Y-põlvkond, igaüks tegelikult ootabki natuke erinevaid asju. Ja kui sa juhina astud nendega dialoogi, sa oled nendele tegelikult lähedal, siis ma usun, et sa tabad ära nende tegelikud vajadused. Aga vahet ei ole, kas sul on vanemad inimesed või nooremad inimesed, turvalises keskkonnas tahavad kõik töötada, emotsionaalselt turvalises keskkonnas. Nii et mis need sammud on, et meil on nüüd 23. mail tulemas jälle tunnustava juhtimise koolitus näiteks, siis tiimiraamat on seal ka üks tööriist, et kuidas seda teha, aga tegelikult need kõik 7 tööriista aitavad just nimelt astuda oma inimestele sammu lähemale ja kõigepealt neid mõista paremini ja lõpuks nad panna siis sellise tugeva meeskonnana ka ühiselt tööle. Suur tänu sulle, Kaido, jälle oli hästi põnev ja, ja hea kuulaja, nagu sa siis kuulsid, et 23. mail on Motivaatoril tulemas juhtimiskoolitus ja kõiki varasemaid saateid, mis me oleme Kaidoga teinud ja need on olnud täpselt niisama põnevad, võid sa kuulata ka tagant järgi. Meie saated on kuulatavad Delfi taskus, Spotify's, Apple Podcast keskkonnas ja laadige alla ka uus Delfi tasku äpp. Saadaval on see nii App Store'is kui Google Play's ja siis leiate ka üles varasemad tööelu saated, kus siis Kaido väga huvitavalt juhtide ja meeskondade teemat lahkab. Tänaseks aga suur tänu ja peatse kohtumiseni. Tööelu podcast räägib Eesti tööturu uudiseid.